Ma pole sulle rääkinud, ma ju lükkasin meeste kursu tegemist edasi vähemalt 2 aastat. Tunne seda teha oli ammu olemas. Kuulsin naisi tihtipeale teraapias kurtmas selle üle, kuidas mehed istuvad suhete mõistmiselt justkui kusagil kiviajas. Paaridega tööd tehes ma nägin, kuidas naised kipuvad olema teadlikkuselt kuidagi oluliselt kõrgemal tasandil kui mehed. Meestega tööd tehes on tulnud mul palju rohkem seletada seda, kuidas maailm tegelikult toimib, väljaspool nende seniseid arusaamu. Ühiskonnast tuli ja tuleb pidevalt signaale selle kohta, et meeste teadlikkuse tõstmine on oluline teema. Ja ometi ma lükkasin seda aastaid edasi. Sellel oli 2 põhjust. Esiteks, ma ju muidugi teadsin meeste ego kõvadust. Ühel õigel mehel on väga keeruline tunnistada, et tal oleks mehelikkuse teemas üldse veel midagi õppida. Ja selliselt ta muidugi naeraks kutse midagi sellist teha lihtsalt välja. Teiseks, ma alateadlikult kartsin selliste kõvade egodega gruppides tööd teha. Üks ühele jaa, aga mitte gruppides. Ma tajusin, et ma ilmselt ei suudaks oma keset hoida ja võiksin nii-öelda ära vajuda. Ja mis koos rändamine see sellisel juhul oleks. Teiseks ma muidugi teadsin, et inimesed kipuvad õpetama teistele eelkõige seda, mida neil on endal vaja õppida, mida nad ise eriti hästi ei valda. Seega, kui mina oleks hakanud tegema mingisugust meeste kursust, see oleks just nagu viidanud, et mul endal ei ole mehelikkusega kõik just hästi. Ja seda mu ego loomulikult üle ei oleks elanud. Niisiis olin ma ise tegelikult samasugune nii-öelda õige mees, kes peitu tahtis pugeda. Muutus ei alanud enne, kui otsustasin neist hirmudest läbi minna. Võtta see risk, et satungi naeru aluseks. Ja nii ma siis kuulutasingi teadliku mehelikkuse teekonna mullu detsembris välja ja saingi üleolevaid ja sapiseid kommentaare. Aga läksin edasi, sest ma olin ju otsustanud. Alguses oli tunne, et see grupp ei tulegi kokku. Pole lihtsalt selliseid mehi, kes oleks valmis endaga sellisel tasandil tööd tegema, nii sügavuti minema mehelikkusesse. Aga siis tuli üks ja teine ja ma sain aru, et ma teen seda igal juhul, kas või ainult nende meeste pärast, kes tulid. Ja lõpuks tuligi grupp kokku ja edasine on, nagu öeldakse juba, ajalugu. Kõik jäid väga rahule. Ma ise kasvasin selle tegemise käigus tohutult. See oli ka mulle endale üks paras mehelikkuse kool. Nii et ma olen väga tänulik, et ma seda tegin ise endale ja kõigile meestele, kes tulid ja selle võimalikuks tegid. Olles silmitsi seisnud oma nõrkustega, muutub mees tõeliselt haavamatuks. Sealt alles tõeline tugevus algab. Nii et ma võin nüüd päris vabalt öelda, et me läheme meestega uuele teekonnale. See algab septembrist ja kestab seekord 9 kuud, nii nagu ikka maailmas suuri asju sünnitatakse. Nii et mees, kui sa tunned kutset, kui sinus on tunne, et sa tahad elada võimsamat elu teadliku mehena, siis anna mulle märku. Lähem info tuleb minu käest ja ilmselt ilmub varsti midagi selle kohta ka veebi. Näeme mehed!